Tere, mina olen Triinu ja olen täna teadusavardaja inimestele, kes soovivad vabaneda ärevusest ja depressioonist ja üldse halbadest tunnetest. Ma loen sulle täna nüüd need kohad ülesse, mis võib-olla aitavad sind natukene edasi. Ehk siis, kuidas ma vabanesin nagu ärevusest ja depressioonist. Ehk siis sa saaksid aru samm-sammult, et ma tegelikult tegelesin kogu aeg iseendaga. Ja kõige suurem tõde, mida ma ära tervendasin, oli tegelikult see, et kui minu sees oli kogu aeg see tunne, et minuga on midagi valesti, et see oli nagu kohutav tunne minu sees, aga ma lõpetasin selle ära, sellepärast et see on üks nendest mõtetest tegelikult, mis toidab kogu aeg keha pingega, süütundega ja samamoodi hirmuga olla mina ise. Ja see tähendas seda, et kui ma selle koodi tegin ümber, siis ma asendasin tegelikult selle täiesti uue uskumusega, et minuga on kõik korras, ma olen hoitud ja kaitstud ja kõik minu keha, mis sõnumeid andis mulle, et minu keha sõnumid on mulle arusaadavad ja ma tegelen nendega kohe. Et see tähendab tegelikult seda, et number 1, kui sina oled täna sellises olukorras, siis ma lõpetasin selle enda nagu valesti tegemise või mõistmise või parandamise, et ma pean kogu aeg nagu kellegi järgi olema, vaid ma sain aru, et minuga ei ole mitte midagi valesti, see on üks uskumus, see on see koht, mis siis ketrab peas ja keha annab lihtsalt märku. Ehk siis ma lõpetasin selle ja teiseks panin ma siia kirja, on see pool, et ma lubasin endal hakata tundma päriselt. Ma lubasin endal hakata tundma, sest ülitundlikkuse taga ongi see pool, et inimene on nii alla surutud ja ta ei tunne. Ehk siis ma lõpetasin oma ärevuse allasurumise. Ma lõpetasin siis selle kurbuse allasurumise, ma lõpetasin oma viha ja häbi allasurumise ja ma hakkasin neid vabastama. Ma hakkasin, kui ärevus tuli, ärevus oli hirmupõhine, ma hakkasin seda hirme vabastama, et ta saaks lahustuda minu kehas. Nii et sellepärast, sest tegelikult on ärevus alati märk sellest, et ma elan kellegi teise elu, ma elan kellegi teise rütmis ja, ja samamoodi, et need tunded, mis mul olid, tundsin ma, et need on mu vaenlased, aga tegelikult kõik mu tunded olid alla surutud ja need on tegelikult meie teejuhid ja sõbrad. Nii, ehk siis ma vabastasin hästi palju hirme, sest et ärevuse puhul on nii palju hirme, millega tuleb tegeleda ja vahepeal tundubki, et see kopsik on nii suur, et kuidas need hirmud sinna kõik mahuvad, aga kui sa hakkad otsast kogu aeg seda ennast lahendama, lahti koorima, siis mingi moment saavad hirmud otsa. Ja see tähendaski seda, et neid hirme võib olla igasuguseid, aga oluline on see pool, et mitte nendega võidelda, vaid lahti lasta. Nii et, sest ega väga paljusid hirmud ei olnudki minu omad, need olid täiesti minule õpitud, üle kantud oma esivanematelt või siis olukordadest, kollektiivsetest, sest ülitundlikud inimesed ju näevad, kuulevad ja tajuvad kordades rohkem. Nii et mis ma veel tegin? Ma hakkasin vabastama süütundeid, sest süütunne on üks sügavamaid kihte, mis istub meie sees ja see tekitab rütmihäired, see tekitab, see tekitab selles mõttes see koht, kus sa tunned, et sa ei saa nagu vabalt hingata ja olla ja selle taga on tegelikult hästi tugev uskumus, et ma pean olema kõigi jaoks olemas. Jaa, et kui ma valin iseennast, siis ma olen isekas. Aga ja see tähendaski seda, et kui inimesel on selline programm, et ma pean kõigi jaoks olemas olema, siis ta tegelikult ei ole ka ühenduses oma loovusega, sest see on, ta ei saagi kohalolus olla.
sest et kohalolus hakkab loovus jooksma, et ma pean kõigi jaoks olemas olema ja kui ma valin iseennast, siis ma olen isekas, siis ma olen egoist. Nii et, aga ma valisin iseenda, sellepärast et ma soovisin olla terve ja rõõmus ja mitte selles mõttes ärevuses ja tunda ennast halvasti. Nii et tegelikult minu heaolu oli kõige olulisem, ehk siis ja minu heaolu ei tekita kellelegi kahju. Nii et kui sina täna tunned samamoodi süütundeid, siis tea, et sinu heaolu tegelikult ei tekita kellelegi kahju ja sa ei pea enam kõigi jaoks olema. Et sul on väga see kood vaja muuta ja olla ainult iseenda jaoks olemas. Nii, siis ma lubasin hakata tundma endal viha, sellepärast et viha ja kurbus on kaks erinevat otsa ja see tähendas seda, et see on tegelikult jõud, mis on sinu sees ja see on alla surutud. Ja kui viha on siis tavaliselt see pool, kus sa ei julge öelda ei, siis sa vaikid, sa ei julge rääkida tõde, sa ei julge rääkida oma tõde, mida sina soovid. Lihtsalt ei julge, sellepärast et sa oled kodeeritud ära meeldima täpselt inimestele nii, nagu nemad soovivad ja tegema nii, nagu kõik teised soovivad, aga sul ei ole selles mõttes seda enda sees seda kohta, et ennast toetada ja armastada. Nii et kui viha sai vabastatud, siis tegelikult väga palju ärevust kadus ära, sest viha ja kurbus on sellised, mis on madalad energiad ja need ei lase nagu kehal olla rahus. Nii, ehk siis, mida ma veel tegin? Ma vahetasin kõik need ellujäämisuskumused kõik elamise vastu. Sest et inimesed, kellel on ärevus, depressioon, nemad usuvad alateadvuses, et elu on raske. Ma pean pingutama, et olla väärtuslik. Ja rahu tuleb alles siis, kui kõik korras on. Ja ma ei saa endale lubada puhkust ja rõõmu. Ja ma pean tegema nii, nagu kõik teised inimesed tahavad. Ma pean meeldima kõigile inimestele. Ma pean olema selline, nagu ema tahab või isa tahab. Ehk siis kõik need on need kohad, kus siis on inimene ellujäämisuskumustes. Ja see tähendab seda, et ma vahetasin need kõik ära uute uskumuste vastu. Ja need on siis sellised, et elu toetab mind rohkem, kui ma usun. Ma ei pea end enam tõestama. Rahu algab minust, mitte tingimustest. Minu keha ja hing teavad tõde ja ma teen seda, mida mu hing soovib. Ja ma elan seda nii, nagu mu hing soovib, sest mina olen individuaalne inimene ja mina saan luua ise oma elu täpselt, nagu mina soovin. Ja see tähendab seda, et mina valin endale selle elu, mis mulle sobib. Nii et valides iseennast, lõpetades ära enda mahutamise teiste järgi, enda siis paigutamine ja olema siis nagu teistele meele järgi, ma lõpetasin. Ja siis alles sai minu energia, ma sain tulla ära oma energiasse, sest ma lõpetasin selle enda vähendamise. Ma hakkasin elama siis seda elu, mida mina olin tulnud siia elama. Ehk siis mulle meeldib olla mina ise ja teha neid asju nii, nagu mis mulle sobib. Ja kui sa täna tunned nendes kohtades ennast ära, siis need on tegelikult ühed väiksed sammud, mida ma ära endas muutsin. Ehk siis tulla ära ellujäämisest elamisse, ehk siis kolida südamesse. Ehk see tähendas seda, et ma hakkasin avama südant iseendale, elule. Ma avasin süda teistele inimestele ja see on see koht, kus ma olen muutunud kordades avatumamaks, teades sellest, et ärevuse ja depressiooni taga inimestel on väga suur hirm. Nad ei julge nähtaval olla. Nad teevad täpselt nii, nagu kõik teised tahavad. Nad klammerduvad suhetesse, rahasse. Aga nad ei julge nagu elus edasi liikuda. Aga see kõik on võimalik. Ja see on see koht, kus mina olen täna ära tulnud ja mul ei ole ärevust, mul ei ole depressiooni. Täna olen ma selles kohas, kus ma olen kohalolus, ma olen loomingus
voolus ja loon erinevaid koolitusi ja, ja olen ühenduses iseendaga ja teen täpselt neid asju, mida minu süda tahab. Nii et kui sina oled ennast kaotanud ja pole leidnud lahendusi, kuidas sa saaksid ära tulla sellest kohast, sest hing ju annab kogu aeg märku, keha annab märku, ärka ülesse, ärka, vaata, mis on sinu sees. Mitte midagi ei tule väljast. Nii et kui sa oled selles kohas ja soovid leida lahendusi, siis tea, et mina olen valmis olema siis teejuhiks inimestele, kes soovivad kasvada ja kes soovivad avarduda küllusesse. Nii et mõttemustrite vägi, muutus on võimalik. Aga aitäh sulle, armas, ja elu on võimalus. Kasuta seda ja arenda ja ava ennast. Tšau ka!